Täna räägime Jumala tõotustest. Et Jumal annab tõotusi, see tähendab, ta on suhtlev Jumal ja et Jumal peab oma tõotusi. Ja räägime teise Moosese raamatu näitel, aga sinna me jõuame natukese aja pärast. Kõigepealt natukene sissejuhatavalt. See, et mis need Jumala tõotused siis on? Et Jumal midagi ütleb, midagi tõsikindlat ütleb, et siis ta seda ka kavatseb ja plaanib seda ellu viia. Meie ka mõnikord tõotame üht ja teist või tõotus on võib-olla väga kange sõna juba, lubame üht teist ja tõsikindlalt kavatseme seda ellu viia. Aga siis läheb meelest või ei jaksa või magame sisse või tuleb koroonaviirus või midagi ja tahtsime küll, aga ei tulnud välja või tuli poolikult välja. Loen kogu raamatu eksamiks läbi, aga lõpuks jääb ikkagi 2 peatükki lugemata. Kavatsus oli hea. Jumalal ei ole selliseid piiranguid. Kui tema midagi kavatseb, siis teda ei piira aeg ega suutmatus. Kui ta midagi tõotab, siis ta ka seda saab ellu viia täiel määral. Ja see on hästi oluline. Kui mina mõtlesin, et kust me need Jumala tõotusi siis saame ikkagi, enamikus me leiame need Piiblist. On ka seda, et Jumal püha vaimu kaudu annab meile mingisuguse väga selge tunnetuse, ilmutuse, märguande, prohvetliku sõna ja siis me toetume sellele, see on selline individuaalne. Aga täna me räägime põhiliselt sellistest üldkehtivatest Jumala sõna tõotustest. Mulle tuli meelde minu oma lapsepõlvest 2 sellist isiklikku asja Jumala tõotust, mis mulle olid väga, ja on siiamaani tähtsad. Üks on mäejutluse lõpust, kus Jeesus ütleb, ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma vajadused Jumalale teatavaks saada. See on ka hea tõotus, see on Pauluse kirjas Filiplastele, aga kui valgus käest ära läheb, siis jookseb valesse rööpasse. See on ka muretsemisest. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest, igale päevale piisab oma vaevast. Ja minul oli, kuskilt see lapsepõlvest mulle tuli, ma arvan küll, kus see tuli, mul oli usklik tädi, vanatädi, kes mind hoidis, tähendab, mitte minu isiklik vanatädi, aga üks koguduse vana tädi käis mind hoidmas ja tema kirjutas mulle piiblisalme välja. Ja hiljem, kunagi ma avastasin selle märkmiku, kuhu ta oli kirjutanud neid välja, ma teadsin neid kõiki. Ju ta siis kuidagi neid luges mulle või kuidagi niimoodi andis edasi. Ärge hakake muretsema homse pärast, küll homne päev muretseb iseenese eest, igale päevale piisab oma vaevast. Jumala tõotus. Ja kui see kuidagi omaks saab, siis sellega on kuidagi kergem. Et jah, ma teen oma osa sel päeval ära, aga igale päevale piisab omast vaevast, tõmban joone alla, ei võta tänaseid muresid kaasa, magan rahulikult välja, homme jälle. Alati ei suuda niiviisi, aga see on Jumala tõotus. Teine, mis on selline usu alus paljudele, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal on igavene elu. Ja kuskilt lapsepõlvest peale, ma sain 10-aastaselt päästetud, on see teadmine, Jumala sõna tõotusel. See, et ma olen päästetud Jumala laps, see tegelikult tuleb ka tõotustest. Et Jumal on tõotanud ja viib selle lõpule. Kui ma usun, et Jeesus on minu pattude eest surnud, siis mul on igavene elu. Ja nii selge see ongi. Jumala tõotustega on niiviisi, et need on nagu patareid. Patareid. Siin on mingisugune potentsiaal olemas. Jumala tõotustes on ka mingi valmisolek, mingi potentsiaal olemas. Nüüd selleks, et see potentsiaal rakenduks, tuleb ta panna õigesse kohta. Kui see patarei on minu käes, siis pole sellest eriti midagi kasu. Ja Jumala sõna tõotus on samamoodi nagu patareid. See, et nad olemas on, sellest oli piis ja need tuleb õigesse kohta panna ja õigel ajal kasutada. Ja kui ma nad õigesse kohta panen, siis läheb taskulamp tööle. Kui ma nüüd neid patareisid siia sisse ei pane, elementaarne, asi ei tööta.
ma võin seda nuppu vajutada kui palju tahas, aga ei tööta. Kui ma paneksin valed patareid, vale suurusega patareid või valed pidined sinna sisse, siis ka ei tööta. Ja sama on ka Jumala tõotustega. Kui me ei tea neid Jumala tõotusi, kui me ei usu neid, kui me ei pane neid endale sisse, piltlikult öeldes, siis me võime küll pingutada, aga need ei kehti meie elus, need ei rakendu meie elus. See, et on erinevaid sorti patareisid olemas, on ka erinevaid sorti tõotusi olemas piiblis. Eri aegadel, eri olukordades on meil vaja teada erinevaid Jumala tõotusi, nendele toetuda. Õpime 3 tükki ära ja paneme kogu elu ainult sellega, siis on väga ükstuine. Nii et on vaja Jumala tõotusi tunda, neid rakendada ja siis meie elus on valgust, on energiat, on jõudu. Jumala patareid ei saa ka kunagi tühjaks. Jumala tõotused ei ole selline best before, et said otsa, vaid kehtivad. Aga nüüd mina rääkisin 2 piibli tõotusest, mis mulle kuidagi on külge jäänud. Aidake mind, äkki teil on veel mõni isiklik oma elus, mingi Jumala tõotus, mis teile on miskipärast oluline. Kuidagi meelde jäänud, mitte et ta põhimõtteliselt on teistest tähtsam, vaid teie jaoks isiklikult on kuidagi kõnekas. Esimese Jaakobuse 1.5, kellel iganes on vaja ka tarkust, see küsigu issandalt, kes annab kõigile heldelt ja ei tee etteheiteid. Aamen. Tarkust vaja, Jumal annab. Jumal on tõotanud. Veel kellelgi mõni selline piiblitarkus, piibli tõotus. Inimene ei lähtu üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Nii on. Millal sa seda mõtled, söögi ajal või siis, kui kõht tühi või kõht täis on? Mõlemal ajal. Kõik on õige. Võt hea, need on sellised nagu eri suurusega, eri tugevusega patareid ja kui need parasjagu taskus on, siis on nagu õigel ajal võtta ja õigesse aparaati sisse panna. Nii, kas kellelgi on veel mõni selline Jumala sõna tõotus? Jumala tõotus. Nii, ma tulen siia mikriga lähemale. Mul pole vist väga vali hääl. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Väga, väga hea. Tuntud koht ja kui võtta seda sellise tõotusena vaevatu ja koormatu olemise ajal, siis see on millele toetuda. Veel? Mul tuli täpselt siis, kui sa rääkisid tõotustest, siis tuli meelde see tõotus, et ma ei jäta sind ega hülga sind maha, aga mul see täpselt ei tulnud meelde, et kus kohas see on ja siis ma siit piibli äpist otsisin ja siis see läheb edasi niimoodi, et tema ei jäta sind maha ega hülga sind, kuni kõik tööd issanda koja teenistuseks on lõpetatud. See on ka väga ilus tõotus. Jumala tõotus olla meie juurest, ma ei jäta ega hülga sind. Veel kellelgi läheb juba natuke liikuma. Väga hea. Kui me oma patud tunnistame, on tema issand ustev õige, nii et anna meile andeks meie patud ja puhastamid kogu ülekohtust. Väga oluline tõotus, seda ma sellises hingehoidlikes vestlustes väga sageli kasutan. Teinekord juhtub, et me tunneme, et see patt on nii sage või kiusatuslik või me kas Jumal suudab minule veel andeks anda ja siis on see, et kui me tunnistame ja mina saan nii aru, et kui me tunnistame, ütleme selle Jumalale või tunnistame selle patuks, nagu ütleme, nimetame asja õige nimega, siis me saame ka andestuse ja me teame, et meie suhe Jumalaga on taastatud. Sellised on need tõotused. Ja niiviisi on nende praktiline kasu. Tunda neid, teada neid ja toetuda nendele. Ja Jumal kavatseb neid ellu viia. Aga nüüd tuleme 2. Moosese raamatu juurde. Teise Moosese raamat algab siis sealt, kus Iisraeli rahvast väga suure rahvana pole veel olemas. Iisraeli rahvas ehk Jumala rahvas. Aabrami järglastest see rahvas hakkab moodustuma
ja mitu põlvkonda Abrahamist edasi läinud ja on Jaakob ühesõnaga mingi hulk on jõudnud Egiptusesse. Ma ei hakka kogu Vana Testamenti ümber jutustama. Neid ei ole veel suur rahva hulk, aga need on seal üks suur suguvõsa. Nad on jõudnud Egiptusesse sellepärast, et seal oli majanduslikult parem olla ja oli rohkem süüa ja läksid välismaale elama, sest seal sai rohkem palka. Võiks tänapäeva võrdluseks öelda. Jäid sinna kauemaks ajaks, alguses oli kõik hästi, sellepärast Joosep nende suguvõsast oli tähtsal kohal ja need olid tehtud mehed ja naised selles ühiskonnas, aga läks aega mööda, mitu põlve läks mööda, Joosepit enam keegi ei mäletanud, aga nad sigisid hirmus palju, neid sai palju seal, 70 sai ikkagi palju. Mitu põlvkonda ja Egiptuses neid sai kuidagi nii palju, et Egiptuse muu rahvas hakkas tundma, et kui liiga palju saab, et äkki võtavad üle. Ja siis Egiptuse valitsejad, kes enam ei mäletanud, mis headel kavatsustel kunagi nad siia tulid ja kuidas nende esiisa oli olnud Egiptuse peaminister, nad panevad nendele rasked töökoormused peale ja lõpuks teevad nad sisuliselt orjadeks. Aga nad sigivad kõvasti, neid saab väga palju, neid on kohe palju seal. Ja sealt saab asi alguse, see Teise Moosese raamat, et nad on nagu kehva olukorda sattunud, nad on orjuses. Jumal oli tõotanud kunagi, et teid saab palju ja teil saab tõotatud maa, mis voolab piima ja mätt ja nüüd see esimene pool tõotusest on täis saanud tegelikult. Neid on palju ja nad on orjad. Nad on valel maal või ma ei tea, võib-olla Jumala plaan oligi selline. See on üks huvitav tähelepanek. Jumala tõotus, me loeme seda mingisugusel moel ja mõtleme, hea tõotus on ja siis ta tegelikult täitub hoopis teises kohas ja teistmoodi, kui me arvasime. Saab tõotuse, et teie Siim ja Elina, teid saab palju, suur suguvõsa, palju lapsi, eks. Ja te mõtlete küll hea, kõik on koos. Ja nemad ka mõtlesid niiviisi, aga tegelikult tuli välja, nad on palju sai küll, aga kõik said orjadeks. Ja polnud nagu selline kehvas olukorras sai neid palju lõpuks. Sa loodad, jah, nad ka lootsid. Me ka loodame. Nii et üks asi on see, et meil on, kui me loeme või saame aru Jumala tõotusest, meil tekib mingisugune oma ettekujutus, mismoodi see tõotus võiks täituda ja me üldiselt tõlgendame selle enda kasuks ja positiivselt. Ja teinekord, kui Jumal täidab selle teistmoodi, siis me ei saagi aru, et Jumal on tegelikult täitnud, aga teistmoodi ja me oleme mõnikord päris petnud selles asjas. Muidugi, lugu läheb edasi ja lõpeb palju õnnelikumalt. Aga üks osa sellest tõotusest, kui me räägime, mida Jumal oli tõotanud Iisraeli rahva esiisadele, oli see, et teid saab palju ja teil saab olema oma maa. Ja nüüd palju oli neid saanud, aga olukord oli kehva. Ja siis nad on seal Egiptuses orjuses ja Jumal tuletab oma ammust tõotust meelde tollal siis uuele mehele, Moosesele. Ja Teise Moosese 3.8 on siis kirjas, ma olen kuulnud teie kisendamist, ma olen alla tulnud teid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, mis piima ja vett moolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja puuslaste asupaika. Konkreetne maa, kus on konkreetsed rahvad, mitte lihtsalt kuskil kaugel, ei tea kus. Jumal on kunagi ammu andnud selle tõotuse, nüüd ta uuendab selle, tuletab meelde. Ja seal kusagil Teise Moosese raamatu keskel 19. peatükis Jumal räägib, et osa tõotusest on täidetud, ja ta uuendab või nagu täiendab seda tõotust. Ma olen natuke hüppanud ajas ette, et nad saavadki sealt Egiptusest välja ja Jumal ütleb, et te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotkatiibadele, kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Vaadake, see osa tõotusest on täidetud, jah. Kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omad kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Teie olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks, et te saate nagu erilise õnnistuse osaliseks. Nii et Jumala
Need tõotused, millest Teise Moosese raamat räägib, on see, et Jumal on tõotanud kunagi ammu, et see suguvõsa saab suureks rahvaks ja saate oma maa. Ja ajavahemik on seal ikkagi sadades aastates. 430 aastat on nad seal Egiptuses. Alguses nad ei ole orjad. Alguses on päris nagu normaalne põli, aga kusagil läheb asi orjuseks. 430 aastat. No 430 aastat tagasi, mis oli Eestimaal, mäletate? Oli orjus. No mis arvutage, aidake matemaatikat natuke. 430 aastat Eesti ajalugu olete õppinud, õpite praegu. 400 aastat tagasi, 1600, 1500 lõpp. Saksa orjus, jah, mis toimus? Mäletate, eks kõik? Kelle vana isa, eks? 430 aastat olid Egiptuses ja siis hakkab Jumal tõotuse täitma. Me oleme ammu ära unustanud juba, et Jumal on midagi tõotanud ja siis Jumal mõtleb, et hakkab vist aeg kätte jõudma. Oleks aeg. Ma tooksin välja 5 sellist järeldust või õppetundi Jumala tõotuste ja nende täitumise kohta sellest Teise Moosese raamatu ainetel. Esimene on see, et Jumal mõtleb oma tõotusi tõsiselt. Jumal võtab tõsiselt. Kui ta midagi ütleb, meile võib tunduda, et Jumal on ammu ära unustanud, tal on meelest läinud, aega on nii kaua mööda läinud. Kui Jumal on midagi tõotanud, siis ta võtab seda tõsiselt, ta peab meeles. Ta täidab nad. Teine asi kohe sinna juurde on see, et aeg. Jumalal on oma tõotuste täitmiseks oma aeg. Nii maailma mõttes, globaalses mõttes kui ka meie isiklikus elus. Ja kui me vaatame siit, et millal siis Jumal hakkab oma tõotust täitma, Jumal natuke siin põhjendab ka. Me tahaks natuke võib-olla pikemat põhjendust, aga Issand ütles, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses. Ma olen kuulnud nende kisendamist, seetõttu ma tean nende valu ja olen tulnud alla neid Egiptuse käest päästma. See küllalt, ma olen küllalt näinud nende viletsust, et on mingisugune mõõt või määr või aeg, mis ei täis. Ma olen küllalt näinud. Ja ma olen kuulnud nende kisendamist. Inimesed ka ikkagi hüüdsid Jumala poole. Inimeste palvetel Jumala poole on ka oluline roll. Isegi kui see on Jumala tõotus, minu jaoks on olnud see natuke selline loogiline konflikt mõnikord, et kui Jumal on midagi tõotanud, kas ma pean selle pärast palvetama? Kui ta nagu nii on midagi juba tõotanud, kas ma pean palvetama või lihtsalt usaldama, et Jumal selle täide viib. Ma arvan, et mõlemas asjas on õigus, et kui Jumal on midagi tõotanud, siis me usus võime selle nagu usaldada. Ja teistpidi, siin oli, et ma olen kuulnud nende kisendamist, et ikkagi ka paluda nende asjade pärast, mis on veel pooleli. Aga et Jumala käes see aeg on oluline. Jumala tõotuste täitumiseks on oma aeg. No, ma arvan, et tänapäeva ühiskonnas on see eriti selline vastik asi, sest me tahame kõike kiiresti kohe kätte. Et kui ta mulle Messengeris ei vasta poole minuti jooksul, siis on midagi lahti. Et ta ei armasta mind enam, ta ei ole mu sõber enam. Unustage Messenger ära, kui te Jumalaga suhtlete, Messengeri ajatempo. Jumal kuuleb meid küll kohe, aga tema vastamine käib omas tempos. Mulle meeldib, kui lugesin näiteks Clive Staples Lewis, tema elulugu, tuntud kristlik kirjanik möödunud sajandi keskpaigas. Talle ka kirjutati palju kirju, tavalised kirjad, teate, paberil kirjutati, te olete näinud ajaloofilmidest. Ja siis, et keegi kirjutas talle kirja, tuntud selline kirjanik, ja siis kiri läks 2 nädalat, siis ta oli endale need põhimõtted 2 nädala jooksul ta vastab neile, siis on 2 nädalat tagasi, nii et kui sa küsisid, et mul oleks ruttu vaja vastust, siis 1,5 kuu pärast sa juba saidki vastuse, kui hästi läks. Jumala
kui Jumala tõotused ei täitu nüüd ja kohe ja praegu minu elus, see ei tähenda, et Jumal ei tegele minuga. Võtame rahulikult, Jumalal on omad ajad. 3. asi. Kui Jumal midagi tõotab, siis ei tähenda see, et kõik läheb lihtsalt. Esialgu võib minna veel raskemakski. Palju õnne. Tundub, et siin selles 2. Moosese raamatu alguses Jumal kutsub Mooses ja ütleb, et nüüd ma hakkan teid päästma. Ja tekib selline lootuskiir, et nüüd ometigi. Ja siis, kui lõpuks Mooses pärast mõningast vaidlemist ja puiklemist Jumala ees läheb siis Vaaraole, sellele ülemkuningale ütlema, et nüüd on selline asi, et Jumal on käskinud, et laske see rahvas minna. Siis Jumal ütleb, või mitte Jumal, Vaarao ütleb, et unustage ära. See ja selle eest, et selline rumal mõte pähe tuli, ma keeran teie töökoormuse poole raskemaks, et enne te saite töövahendi, nüüd peate töövahendid ise ka metsast tooma. Ja ühesõnaga, asi läheb poole hullemaks. Jumal hakkas tegutsema ja siis keerati kraanid peale, vint peale ja asi läks hullemaks. Ja Mooses kurdab sellest Jumalale siin 5. peatükis. Issand, mis pärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Milleks sa mind siia oled läkitanud? Alates sellest, kui ma tulin Vaarao juurde sinu nimel rääkima, on Vaarao sellele rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti mitte päästnud. Jumal on ikka aus selle Jumalaga ka. Mooses on aus Jumalaga. Ja Mooses kahtleb korduvalt, Jumal peab kinnitama siin esimestes peatükkides, me näeme Jumal korduvalt kinnitama oma kutset, et ma tegelikult nüüd kavatsen, usu mind, ma julgustan siin mitu korda uuesti. Ja kui, kes te olete vähegi Piibli Vana Testamendi lugusid kuulnud, seal Jumal saadab 10 nuhtlust Egiptuse rahvale, enne kui lõpuks Vaarao laseb Iisraeli rahval minna. 10 nuhtlust, karmid nuhtlused, parmude nuhtlus, rohutirtsud, paised kogu rahval, vesi muutub vereks, sellised karmid asjad. Osade nuhtluste puhul on öeldud, et Jumala rahvast säästeti see üks maakond, Gooseni maakond, kus nemad elasid, et sinna ei tulnud teatud nuhtlusi. Aga osade nuhtluste puhul pole üldse öeldud, kogu maad tabas nuhtlus ja seda Jumala rahvast, kes pidi päästetud saama, abi saama, samamoodi. Ja sest nad lihtsalt olid osa sellest piirkonnast, kui ikkagi pimedus kattis maad, siis ei olnud nii, et seal niimoodi ühe maakonna üle oli selline prožektor ja vaid pimedus kattis kogu maad. Nii et ei tähenda, et kui Jumal on midagi tõotanud, et siis läheb kohe kõik ladusalt, vaid võib minna ka raskeks. Jeesus, kui ta hakkas avalikku kuulutustööd tegema, on selline võimas usukogemus tal, ta ristitakse ja Jumala hääl tuleb taevast, Jumala püha vaim langeb kui tuvi tema peale, ta saab sellise läkituse, volituse, nüüd sa asud tegutsema minu nimel. Ja siis Piibel ütleb, et Jumala vaim saatis ta 40 päevaks kõrbe kuradi kiusata. Jumala tõotused hakkavad täituma, aga ei lähe alati lihtsalt. Teistpidi, kui sa tunned, et sul kristlasena ei lähe lihtsalt, siis ei pea leidma seda, et nüüd ma olen Jumala plaanist väljas, nüüd on saatan mind kätte saanud. Ei, seal on omad katsumisajad ja Jumala loogikale me alati pihta ei saa ja teinekord Jumal katsubki neid läbi, et me karastuksime. 4. õppetund tõotustest. Inimese vastutus. Inimese vastutus või kaasvastutus. Et kui Jumal midagi tõotab, ei tähenda, et meie ei pea mitte midagi tegema. Et nüüd Jumal teeb. Lastel on ka teinekord selline arvamus, kui MS-i ütlevad, et nüüd me teeme seda asja, et siis MS-i teevad ära. Ja tegelikult tuleb välja, et lapsed peavad ka midagi tegema selles asjas. Inimene peab ka võtma vastutust ja tegema midagi. See on nüüd küsimus sellest, kuidas Jumal oma tõotusi täidab.
selles teise Moosese raamatu loos on Mooses see, kes peab Jumala tõotusi ellu viima. 3. peatüki 10. salm. Jumal on just öelnud, et ma kavatsen sellelt maalt teid välja viia ja siis ta ütleb Moosesele, tule nüüd, ma läkitan sinu Vaaro juurde ja vii mu rahvas Egiptusest välja. Jumalal on plaan ja siis ta ütleb, et ma nüüd sinu kaudu kavatsen seda asja teha. Et inimesel on oma vastutus, oma tegutsemine. Mooses peab minema Vaaro juurde oma rahvale vabadust küsima. Mooses peab seal teatud imesid tegema. Jumal teeb Moosese kaudu need imesid, mis on tunnustähtedeks. Ja laiemas mõttes tähendab see seda, et Jumala tõotused on tingimuslikud. Et on mingi osa meist, mida meie peame tegema, mingi osa, mida Jumal teeb. Üldiselt see, mida Jumal teeb, on palju suurem, aga meie osa on ka. Näiteks kas või sama ilus tõotus, mida siin sa ütlesid alguses, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise. Nüüd see tõotuse pool on see, ma annan teile hingamise. Aga mis inimese pool on seal? Tulge. Meil tuleb tulla. Kui me ei tule Jumala juurde, siis seda hingamist ka ei tule. See ei ole nagu midagi ületamatult, meil tuleb tulla. Nagu olla avatud, minna Jumala poole. Või kui Abrahamile kunagi Jumal ütles, mine omalt maalt oma suguvõsast välja tõotatud maa suunas ja ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind ja sinu kaudu saavad teised õnnistatuks, peast tsiteerin praegu, siis seal on ka see alguses mine. Kui tema oleks jäänud sinna oma kodulinna, poleks kuhugi läinud ja oleks need tõotused kuidagi täitunud, vaid on selline inimesepoolne osa. Et tõotused on üldiselt, need Jumala tõotused on tingimuslikud. On Jumala suur tõotus, aga on mingi osa, mis on nagu meie osa. Tulla, minna, otsige esmalt Jumala riikis, kõike muud antakse teile pealegi. Kõike muud antakse meile, aga otsida tuleb. Et see on see inimesepoolne asi ka. Mitte, et me nüüd teeksime kuidagi, oleme Jumalaga kuidagi võrdsed partnerid, et teeme pooleks, Jumal teeb 50% ja meie 50% kaugel sellest. Aga on see meie mingisugune meie tahe, meie tahte väljendus, meie tulemine, meie avatus, meie Jumala otsimine. Näiteks ma lihtsalt loen, et mõnes kohas on see tingimus päris ilusasti sees, aga alati see ei ole ka. Mida ma siin ennegi juba lugesin, see, kus Jumal nagu uuendab või täiendab oma tõotust. Te olete näinud, mida ma olen teinud, kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgas, te olete preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Kui te kuulete mu sõna, siis te olete. Seal on see inimesepoolne osa täiesti olemas. Alati ei ole seda niimoodi eksplitsiitselt või selgelt välja toodud ja on muidugi mingeid asju, mida Jumal tõotab ja viib ellu sellest sõltumata, kas meie midagi teeme või mitte. Sageli tähendab see, et ta teeb teiste inimeste kaudu seda, kui meie ei astu paati. Aga et Kristus tuleb tagasi ja et see ei sõltu sellest, mida meie teeme või ei tee. Teatud asjad või veeuputusel antud see Jumala tõotus, et ma ei hävita kunagi enam seda maailma veega, see on lihtsalt Jumala tõotus ja see ei sõltu sellest, mida inimene teeb. Nii et Jumal võtab tõotusi tõsiselt ja meil tasub ka võtta. Jumalal on oma aeg ja see võib olla palju pikem, kui meie arvame. Kõik, kui Jumala midagi tõotab, ei tähenda, et meie seisukohalt läheb kõik alati lihtsalt. Meil on oma vastutus, kui Jumal midagi tõotab, sageli tähendab see siin maises maailmas, et meil tuleb ka midagi teha. Ja 5. järeldus või õppetund Jumala tõotuste kohta on usk. See on uskumise küsimus. Et meil tuleb nendesse uskuda. Mooses ütleb siin, kui Jumal talle ütleb, et nüüd läheb lahti, ma kavatsen oma tõotused ellu viia, siis Mooses ütleb, aga kui nad ei usu, mis siis saab, kui nad ei usu mind ja et sina oled mind saatnud. Ja tegelikult alguses Mooses ise ka väga ei usu. Ta alguses läheb teiste uskmatuse kaela ja lõpuks ta tegelikult
ise väga ei taha seal paadis olla. 3. peatükis seal ka pikad läbirääkimised Moosese ja Jumala vahel. Mooses ütleb issandale, issand, mina ei ole sõnakas mees, et ära mind saada sinna Vaara juurde juttu rääkima ja lõpuks ta ütleb ausalt välja, issand, läkitage ta, aga mitte mind. Ja Jumal on seekord teist plaani ei ole, ütleb, et lähed, ei vaidle, ma annan sulle venna kaasa. Lähed. Aga need Jumala tõotused on uskumise küsimus, on seotud usuga. Sest need on sellised, need Jumala tõotused, ma ütleks, need on nagu selles nähtamatus maailmas juba olemas. Nad nagu kehtivad, nad ei ole veel kätte jõudnud, nad on nagu olemas. Ja Piibel ütleb, et nähtamatu maailm on sama reaalne nagu nähtav maailm. Nähtamatud asjad olid enne nähtavaid, nähtamatutest asjadest on nähtavad loodud. See maine, füüsiline nähtav asi on Jumala loodud, see on ajutine, nähtamatud asjad on igavesed. See on nähtamatus maailmas, need tõotused on olemas. Jumal arvestab nendega oma valikuid tehes. Paulus ütleb, meie ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu ka igavene. Ja kuidas me nüüd nendest kätte saame või need tõotused kätte saame või need nagu meile kindlaks saavad, on usu kaudu. Moosese kohta ja Moosesest me siin täna räägime. Heebra kiri ütleb, usus jättis ta maha Egiptuse, usus ei kartnud ta kuninga ehk Vaarao raevu, sest otse kui nähes nähtamatut püsis ta vaprana. See on selline, ongi see hästi oluline, et Moosese jaoks lõpuks, kui ta asi selgeks sai, siis ta uskus sellesse Jumala tõotusse. Ja ta püsis vaprana, ta ei kartnud Vaara, ta ei kartnud minna tundmatusse kõrbe selle rahva hulgaga, sest ta otse kui nägi nähtamatut. Ta oli selline, ma olen seda võrrelnud, et meil on 5 meelt, millega me tajume maailma, füüsilist maailma. Usk on nagu 6. meel. Et vaimulikke asju me tajume usu kaudu ja need, kes on tegelikult usklikud inimesed, me tajume neid sama reaalsetena, et Jumal on olemas, et pääste on olemas, et igavene on olemas. Kust sa tead? Usu kaudu tean. Üks on see, et ma loen sellest, aga see saab nagu selliseks tegelikuks reaalsuseks sama kindlaks nagu see, et see on kõva asi. Kust ma tean, et see on kõva asi? Kompimise kaudu, kompimismeele kaudu. Igaüks võib tulla ja proovida on kõva asi. Kust ma tean, et igavene on olemas, Jumal on olemas? Usu kaudu. Ja see on usklikul inimesel sama reaalne nagu see, et see on kõva. Ja usu kaudu, Piibel ütles, Mooses usus jättis maha Egiptuse, otse kui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana. Ta nägi. Kus ta teadis? Ta nagu nägi usus. Nii et usk on selline meel, millega me näeme vaimulikku reaalsust. Näeme, piltlikult öeldes, ja võib-olla mitte üldse piltlikult. Me näeme seda, neid Jumala tõotusi. Need Jumala tõotused muutuvad sama reaalseks nagu faktid, et 2 + 2 on 4. Usk on see nägemisvõime, millega me näeme Jumala tõotusi. Ja teine kõrvalt loeb, tal usku ei ole, ütleb, et võib-olla on, võib-olla ei ole, ma ei tea. Või ütleb, et üldse jama muinasjutt ja usus sa tead, et nii on. Nii on, sul on öeldud. Me oleme veendunud asjades, mille kohta muid 5 meele tõendeid ei ole. Nii et need on need õppetunnid Jumala tõotustest. Jumal võtab oma tõotusi tõsiselt, tasub neid tunda. Üldiselt tõotusi, mis on Piiblis, kui ka isiklikke tõotusi, mida võib-olla mõnikord Jumal on andnud prohvetlikult meie ellu. Jumala tõotustel on oma aeg. Ja see aeg võib olla pikem, kui me loodame. Abraham sai tõotus, et talle sünnib laps. Ja läks 25 aastat mööda ja juba sündiski. Päris kiiresti. Kui Jumal on midagi tõotanud, ei tähenda see, et kõik läheb meie jaoks lihtsalt. See võib tähendada ka raskusi. Iisraeli rahvas pidi, te saate tõotatud maa, aga kes pidi selle kätte vallutama? Rahvas ise pidi kätte vallutama selle, sõdima reaalselt. Inimestel on oma vastutus, meil on oma vastutus seal teha. Jumal ei tee kõike meie eest ära. Ja lõpuks kindlus annab meile usk. Usk Jumala sõnasse, usk Jumala tõotustesse.
Ja nüüd lõpetuseks ma tahaks teile anda, jagaksite kätte igale ühele üks leht. Siin on 4 Jumala tõotust piiblist. Igaüks saab ühe. Kui üle jääb, siis andke mulle tagasi. Lugege alguses vaikselt, endamisi. Ja lõpuks jätkegi endale, pange kuskile raamatu vahele või hoidke kodus. Ma tegin neid 30 pluss tükki, ma loodan, et kõigile jätkub. Nii, siin on. Lugege, tõotusid on palju tegelikult piiblis ja ma lihtsalt olen ühe valiku teinud. Lugege ja mõelge, milline neist praeguses eluhetkes teid kõige rohkem kõnetab või korda läheb. Nii, ma tõmbaks nüüd joone arutelule alla. Küsin lihtsalt, et kas kõik 4 said endale lemmikuid. Et kui palju oli neid, kelle jaoks kõige esimene nendest 4 oli kõnekas? Andke käega märku. 2. Väga lähene teine koht, jah. Küsimus, et lihtsalt, et kas need kõik läksid nagu korda, ma küsin, et kelle jaoks esimene nendest kirjakohtadest oli kõnekas? Kõige kõnekam. Nii, teine. Kellele teine kõne, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed. Nii, omajagu. 3. Olge julged, mina olen maailma ära võitnud, maailmas ahistatakse teid. Nii, on olemas. Ja viimane, ärge muretsege ühtegi Jumala rahu. Keegi tõstis 2 korda kätt, see pole aus. Ise tead, 4 korda, jah. Ja nüüd see, mis oli teie esimene, see õppige pähe. See on koduülesanne, selle võtke kaasa. Kui ta veel peas ei ole teil, siis õppige pähe. Kui see juba peas on, siis õppige kõik teised pähe. Nii et Jumala tõotusi on hea peast teada, sest siis on Jumalal kust meelde tuletada. Ma vähemalt olen pingutanud natukene. Kui te arvate, et pähe õppimine on nagu liiga nagu koolitükk, siis lihtsalt lugege 20 korda läbi. Ja jääb ka natuke pähe juba. Aitäh, kas Jumala tõotuste ja nende hoidmiste kohta on teil mingeid küsimusi tänase teemaga seoses? Miks ja kuidas ja millal Jumal oma tõotusi täidab ja ütleb? On teil midagi küsida või arvata juurde? Nii. Küsimus, kui parasjagu ei ole sellist isiklikku tõotust, millele tugineda, kas me peaksime seda otsima? See on minu subjektiivne vastus praegu. Et sa mõtled sellist nagu mitte nagu piiblist tulenevat, vaid sellist kuidagi sellist südamesse antud või jah. Ma ei arva, et me peaksime kuidagi ennast kehvasti tundma, et praegu ei ole sellist ühte konkreetset asja, milles elada või mille nimel elada. Mina pigem arvan, et meil on kuidagi nagu rohkem või vähem aktiivselt nagu mitmeid ja Jumal teatud hetkel nagu tuletab asju meelde. Aga et kui mul nüüd ei ole seda ühte tõotust, millest ma kinni hoian ja ootan, et nüüd kas 2 päeva või 20 aastaga see tõotus jõustuks, et ei pea ennast halvasti tundma. Et Jumal, Abraham sai tõotuse, et temast saab suur rahvas siis, kui ta 75-aastane. Meil pole enne seda midagi, et ta oleks kuidagi nagu oodanud või põdenud seda, et lihtsalt Jumal andis. Ja siis tuleb tänulik olla, kui Jumal annab. Aga kindlasti tasub lugeda avatud südamega piiblit ja sealt neid tõotusi korjub. Veel mõni küsimus?
pärast peaks tekkima, siis ma olen veel olemas, aga nüüd ma annan siis mikrofoni edasi, kuidas läheb edasi? Hea meelega. Palvetame. Issand Jumal, see on suur eesõigus, et sa kõneled meiega, sa kõnetad meid. Et sa oled mingit plaani pidanud inimkonnana ja öelnud ka teatud tõotusi. Ja minu palve on, et meil oleks tahtmist neid tõotusi õppida või omandada. Anna meile usku nendele toetuda. Anna kannatlikkust seal, kus teinekord meie tunneme, et võiks juba kiiremini minna, aga sinu aeg on teine. Ja aita meil teha seda, mis on meie roll. Selleks, et sinu tõotused võiksid ellu minna meie elus, meie koguduse elus, meie klassi, kooli elus, meie rahva elus. Ja kui miskipärast mõni mõte täna on kedagi rahutuks teinud, siis kui see on selline püha rahutus, siis Jumal, ma palun, et see inimene otsiks vastuseid. Aga kui see rahutus ei ole sinust, siis anna rahu, mis on ülem kui meie mõistus. Ja kõneta meid veel, tuleta meile meelde mingeid sinu tõotusi, kui me siin veel ühiselt ülistame ja palvetame. Aamen.